Mina olen Laura Pritsis, põhiliselt tegelen laulmisega, olen laulja rockbändis Siggy Wild ja hommikuti kuuleb mind Rock FM-is koos Robert Kõrvitsaga hommikuprogrammis Juttu vestmas ja siin ma teen ka päris palju pilte samal ajal, mida Robert vahel märkab, vahel ei märka, ma üritan niimoodi salaja neid pildikesi ja videosi teha. No mina olen tegelikult käsisüdamel täielik digisõltlane, mul on mitu meili ja mul on mitu Instagrami kontot ja mitu Facebooki kontot, mida ma pean haldama. Ma arvan, aastaid olen üritanud alustada uut aastat sellega, et nii, sellel aastal ma kustutan ära kõik meilid, mida ma ei loe ja mida ei ole vaja. Ma olen jõudnud siuke natukene tegeled sellega, aga ma ei ole väga kaugele sellega jõudnud, sest mingi hetk tekib see väsimus peale. No kui ma vaatan praegu oma mailboxi, siis esimese asjana paistavad sealt teavitused, et ma olen pannud endale kalendrisse erinevad meeldetuletused, kuna ma kipun vahel asju ära unustama, siis mul vilguvad, helisavad igast asjad igal pool. Nii, kui ma vaatan oma pilte, siis siin on väga palju selfisid ja väga palju kontserdipilte ja videosid, et tavaliselt, kui ma kontserdil käin, siis ma kohe ei postita, sellepärast ma ikkagi tahaks nagu seal momendis olla ja seda nautida, kuigi see juba, et sa filmid, on ju, see nagu lõhub ka selle momendi veits ära. Ja lisaks sellele, kui on eriti hea kontsert, siis ma ei raatsi neid pilte ja videosid kustutada, sellepärast, et kui ma neid nagu uuesti vaatan, siis see tekitab minus nagu selle tunde, nagu ma oleks seal. Nii, okei, paneme siis sinna digiprügi kalkulaatorisse. Mul oli 50 meili ja 50 pilti. Kustutasime ära. Nii. Väga tore. Sinu kustutatud digiprügi jalajälg oli sama suur kui ühel pesumasina pesukuivatustsükli. Ma täiega saan praegu aru, kui sõltuvust tekitav see digiprügi kalkulaator on ja ma arvan juba ainuüksi see on põhjus, mille pärast inimesed võiksid elada rohkem hetkes, mitte võib-olla nii palju neid pilte teha. Ma olen muidugi väga õige inimene siin praegu nõu andma, aga no kusagilt peab ju alustama ja tõesti juba see, kui sa paned nagu sinna kustutatud piltide ja kustutatud meilide arvu ja sa näed, mida reaalselt nagu selle eest saaks lubada ja kui palju sa nagu loodust sellega säästad, see on, ma arvan, piisav põhjus, et tulla sellise toreda üleskutsega kaasa.